olen terve oma teadliku elu tegelenud tantsimisega ja järgnevalt tutvume Eesti suurima tänavatantsukooliga, mis on nii mulle kui ka tuhandetele noortele tuttav. Las ma kujutan sind ette oma peas, nii see jälle mõne hetke vedad seab. Las ma libastun ja vajun läbi jää, kui ärme võõraks jää. Chase Street tänavatantsuκoolis saab õppida tantsimist üle terve Eesti, aga milliseid stiile ja kus piirkondades proovida saab? Tegelikult meie tantsukool on juba 20 aastat vana. See tähendab seda, et selle aja jooksul on päris paljudesse kohtadesse jõutud. Et näiteks suurtes linnades Tallinn, Tartu, Võru, Pärnu ja tegelikult algusaastatel ikkagi oli eesmärk, et läheks siis väiksematesse kohtadesse ka, et noortel oleks siis võimalus saada tänavakultuurist osa. Seega võib meid leida näiteks Räpinas, Põlvas, et vaadake kaarti ja leiate meid sealt. Stiilidest kui rääkida, siis kõige populaarsemad ilmseks on hip-hop ja ka breakdance, mis siis tegelikult mullu oli just olümpiamängudel. Vogue, on popping ja ka mujal Eestis ei saa selliseid stiile õppida nagu locking ja wacking. Ja ma arvan, et mis siis meie tantsukooli võib-olla erilisemaks teeb, on see, et me tegeleme ka tegelikult noorsootööga. See tähendab seda, et on tagatud siis väga soodne keskkond õppimisele ja noored seal leiavad oma koha, leiavad oma sõpruskonna ja pidevalt kaasame neid projektidesse. Näiteks just mitu aastat järjest oleme teinud sellist projekti nagu Eesti suurim süda, mis toimub siis veebruaris, seega tasub hoida silmad lahti. Treeningutel mängib väga olulist rolli ka treener. Mis on aga teie treenerite eelised? No meie jaoks on väga oluline ikkagi kvaliteet, et selles mõttes treenerid peavad olema koolitatud, nad peavad teadma, mis on noore keha, kuidas see töötab, kuidas õpetada, mis on spordipsühholoogia. Et see tähendab seda, et meie treeneritel on treeneri kutse, mis on siis koostöös Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Tantsuspordiliiduga. Lisaks treeneri kui staatus antakse tänapäeval päris kiiresti, et tänavatantsu stiilis on väga erinevaid termineid, mida sageli kasutatakse liiga kergekäeliselt. Et meie koolitame ennast tänavapioneeride all originaalselt siis, kes on olnud algusest peale kultuuri juures, kultuuri algatuse juures. Et näiteks Henry Link, kes siis on Elite Force Cruise, Storm, kes tegelikult on koostöös Renegade'iga töötanud välja siis breigi tegelikult hindamissüsteemi. Et tegelikult kogu aeg ennast koolitame originaalsete inimeste all ja alati saab meie tantsukoolist originaalset tänavatantsuinfot. Tantsimist treenitakse küll saalis, aga selle elustiiliga käib kaasa ka palju esinemisi. Millistel lavadel Chase Street tantsukooli näha saab? Väljud ongi siis esinemised ja muud projektid, et me oleme tegelikult laval olnud päris mitmetel sündmustel. Ma arvangi, et kõige sellisem tunnustusväärsem, kus me oleme olnud, on siis Eesti presidendi teenetemärkide jagamisel. Lisaks siis tegelikult me oleme käinud ka Rally Estoniaga teinud koostööd, Startup Day'ga teinud koostööd, pidevalt Grillfestiga teinud koostööd ja lisaks ka erinevad artistid, kelle muusikavideotes me oleme osalenud, näiteks Aro, Põhja-Tallinn. Ja nagu ma mullu mainisin ka, et me saime 20-aastaseks, siis tegelikult meil oli ka juubelikontsert eelmine aasta ja seal siis saime ka laval olla Gameboy Tetrise, Nubluga ja MC Kulpasega. Tahaks ka ilmselt rõhutada seda, et tegelikult meil on päris palju Eesti meistreid tänavatantsudes meie tantsukoolis. Ja tegelikult praegu on suurepärane aeg treeningutega liitumiseks, kuna esimene kuu on –50% kõigile hooaja vaatajatele koodiga hooaeg. Seega tulge kohale, esimene treening on nii või naa tasuta. Olete hoitud, ootame teid kõiki ja kohtumiseni treenis. Tänapäeval kõik on sassis.